Tere raamatusõbrad! Oleme Apollo uues Rocca al Mare kaupluses selleks, et panna punkt möödunud raamatuaastale ning anda kätte auhinnad lugejate lemmikteostele. Apollo lugeja lemmikute hääletus on pika traditsiooniga ning sel korral toimus juba 15. korda. Sel aastal oli hääletajaid üle 5000. Aitäh teile! Veebruar on Eesti sünnipäevakuu. Kategoorias Eestlane ja tema lugu võitis Olav Osolin teosega Minu esimene elu, kirjastus Varrak. Olav on raadiohääl, telenägu, reklaamimees ning seda raamatut lugedes on tõepoolest mulje, et ta on elanud mitu elu. Kuna siia mahtusid vaid seiklused aastani 1991, siis raamatu lõpus lubab ta, et kui rahvale raamat meeldib, siis kirjutab ta ka järje. Nii et palju õnne ja head teise osa kirjutamist! Eestlaste luulelembus ei hääbu. Kategooria võitja Kristiina Ehin, Janu on kõikidel üks, sai hääletusel üldse kõige rohkem hääli. Raamatu pildid annavad luuletustele väga palju juurde ning moodustavad täiesti ebamaise terviku. Me sobitume suuremasse pilti, seda tihti ise teadmata. Ja suured mõtted jäävad mõtlemata ja laulud sõnadesse seadmata. Pärast vihma vilksamisi nägin, kui skiiskas pesunööril märtsi päiksetilk. See pimestas mind sügavuti läbi ja korraks hiigelmustrit aimas pilk. Ilukirjandus laseb meil seigelda ja tunda võib-olla rohkem, kui argipäev selleks võimalust pakub. Kategoorias oli tihe heitlus ja võitja on Indrek Hargla Süvahava viimane suvi kirjastuselt Raudhammas. See on sarja 3. osa, kus me rändame arbujaga läbi Lõuna-Eesti erinevate ajastute. Autor ise on teose kohta öelnud ulmeline kriminull ja ka etnopõnevik. Lähme väikeste raamatusõprade juurde. Lasteraamatute kategoorias oli revimine tihe ning võitjaks osutus Morten Emilia ja kadunud maailmad Reili Reinauhilt ning kirjastuselt Päike ja pilv. Eestlased armastavad rabasid, aga ka folkloori ja müstilisust. Müüginumbrite järgi on eestlaste lemmikžanr aimekirjandus. Populaarteadusliku kirjanduse võitja on Jäine igatsus, armastust Antarktika moodi. Autorid Maris ja Tiit Pruuli, Go Group kirjastus. See raamat ei räägi mitte üksnes ühest reisist, mida väga vähesed inimesed saavad kaasa teha, vaid ka Antarktika avastusretkede ja polaaruurijate ajaloost. Aimeraamatust konkreetsemate nõuanneteni. Käsiraamatute kategoorias võitis Mihkel Raud Võtku homme mind või saatan kavakirjastuselt. Kui kirjanike peres kasvanud Mihkel Raud kirjutab, siis rahvas loeb. Tema tekstid on alati humoorikad ja eneseiroonilised ning sel korral on teemaks suhted. Milline siis oli raamatu aasta 2020? Võib öelda, et see oli enda sissevaatamise aasta. Kõige edukamad olid vaimse tervise ja psühholoogia teemalised raamatud. Aga lisaks tööle iseendaga oli ka hea ilukirjanduse aasta. Sellepärast, et ilukirjandus laseb meil ka kodus tugitoolis istudes rännata ajaloos ja tulevikus, võlumaailmades ja kohtuda igasuguste toredate tegelastega. Apollo valis enda lemmikuks Pamela Marani raamatu Eesti vanaisade lood ja salatarkused kirjastuselt Kuldne ööpike. See on kummardus meie esiisadele. Veel kord õnnesoovid kõigile võitjatele ning suur tänu hääletajatele. Soovime teile kõigile ilusat 2021 lugemise aasta jätku.